tere tulemast Draamaportaali. Kus me oleme? Me oleme selles voidis, selles vaikuses, selles pimeduses, selles kõiksuses. Ehk siis kuu loomise eelses portaalis. Kes meiega siin on? Luna. Kõikide rooside kuningas Poyeng. See meie kohalik Jasmiin. Pean teda natuke keerama. Nad kahjuks ei seisa nagu nii kaua, nad seisavad ühe ööpäeva, nii et nad toovad korraks ööpäevaks selle värskuse ja lõhna endaga. Aga neid on see aasta nii rikkalikult. Eelmine aasta olid mõned oksad. Nüüd on 2 põõsast õisi täis. Nii et meie kokkulepe lubas iga päev neid vaasi tuua. Ja täna, kui me läksime neid tooma värskelt siia ja 2 esimest roosat Poyengikest ka sulle, näed, punased on läbi, siis meiega tükk aega rääkis üks värske, ilus kirjuliblikas. Istus meie ees ja laiutas oma tiibu. Just nimelt see värske ilu, see värskelt välja tulnud tugevate tiibadega liblikas. Oranžiga, pruuniga, valgega, mustaga. Kaunis. Ja vaadates seda tema tiibadega mängu ja seda nektari nautimist ja seda sõnumit, mis pidi kõik sellele eelnema, et ta saaks selle üksiku päikese kiire täna meiega koos kätte saada. Sest on teine vihmapäev ja sajab järjest. Kuid kui oli aeg, et me olime suunatud portaali tulema, tuli ka päike välja, nii et me käisime päikse käest, otsime lillekesed. Hommikul ärgates ka päike tervitas meid ja meie tervitasime teda oma 10-15 minutit oma harjutustega, mida keha siis suunab. Ja siis tulime tagasi ja magasime edasi keskpäevani. Imeline päev on olnud. Tuleme kohale, ma löön 3 kella. Lööme selle kanali puhtaks ja selgeks. Lunal on meile öelda. Võtame vastu, mis meile antakse. Hinga armas. Ja teine kord. Kui hea see oli praegu, nii selge ja tugev. Siiamaani õhk vibreerib. Ja 3. Kõhupõhja. Täidad.
ja vabastad. Ja lubad olla. Lubad lihtsalt olla. Kahe sammu vaheline hetk. Ja kui keha küsib, siis hinga temaga koos. Kas mul on mõni abivahend kusagil käeulatuses? Jaa on. Olen siia padja alla ikka pannud. Sest me ju kunagi ei tea, millal järsku jooksma hakkab, eks ju. Praegu sai kõik puhtaks ja selgeks. Meiega on ingli aura ja meiega on peridoot. Meie portaali kõrvarõngad. Mul ei tule praegu meelde, mis nimi see on. Võib-olla sul tuleb kohe meelde. Minu arust oli N-tähega. Ja on siin meiega roosipuu G. See Neitsi Maarja. Püha Maarja, Mary, ühe nendest iidsete tarkuste kandja, põgenemise ellujäämise koopast Põhja-Hispaania mägedes, pikast Euroopa, seal kus ma elasin selle aastakese, need 11 kuud. Ehk siis see koht, kus 778 sai meil loodud see Asturiase kuningriik. Jah, see on ainult üks meie selle maapealse mängu kehastustest. Ja kui ma seal koha peal olin ja seal hilisemast perioodist, siis eks ju juba, kui üks meeridest oli tagandatud sinna põgenema koopasse elama, muidu ta oleks ju ära likvideeritud, on ju. Nii nagu ikka, kõik teadmiste kandjad. Siis jah, seal on see sümbol, see roosipuu on ju, mis meeride vahelist sidet hoiab katkematuna. See roos, see kõiksuse elu kandja, ema Sofia, järglased, kõik lilled on roosid. Oled sina roos, olen mina roos. Ja see roosipuu G ongi siis minu jaoks omakorda selle asukohaga sellel maapallil seotud, kus ma siis olen korra juba olnud või 2. See vahe on olnud umbes 700 aastat. Mis asi on aeg? Kuidas me mõistame seda 700? Me saame aru, mida meie kehastuse jooksul on tähendanud 7 aastaringi ümber päikese ja neid 7 ringe korrates. See on meie jaoks üsna mõistetav. Aga kui palju eelnevatest sadadest ja tuhandetest ja kas üldse meie seniste teadmiste kohaselt on olnud, mis on olnud, millal on olnud.
taandub ju kõik nagu ühte lõpuks. Võib-olla need tuhanded nagu natukene väikest eraldatust selles ajaliinil mängu jälgides näitavad, aga need sajad, kõik see väidetav ajalugu osaliselt siis puhas väljamõeldis, et me saaksime olla sinuga, armas, siin ja praegu selles ajahetkes ja tunda ja tunnetada, mis tegelikkuses on olnud ja mis ei ole. Kas need numbrid üldse millelegi viitavad või vastavad? Ja nii edasi ja nii edasi. 700, 1400, 2100, 700 ringid, 70 ring on jällegi meile natukene lähemalt mõistetav, tajutav, sest see on üks korralik mitme põlvkonna koostöö pikkus siiamaani olnud. Mis ei tähenda, et ta homme enam on. Kui siin ja praegu meie kõige suurem ülesanne on unustada, et saada mäletama, siis just nimelt unustada kõik see, mis meile on pähe aetud, kärbseid pähe aetud. See ajupesu, mis meile on tehtud sõna otseses mõttes. Nende viimaste 70, 140 ehk siis viimase paari sajandi jooksul eriti. See, mida on inimkonnale tahetud serveerida. Öelda, et see nii on olnud. Me oleme kõik istunud nendes ajaloo tundides, sest süsteem on nii ette näinud. Ja oleme pidanud kuulama neid jutte. Ma ei tea, kuidas sinuga, aga meiega need jutud ei kõlanud kokku ja me neid endale ligi ei lasknud. Ei õppinud me pähe, ei aastaarve, ei kuupäevi. Ausalt, väga tihti oli ajalugu üks esimestest tundidest. Ja see uni oli hommikul nii magus. Esimeses pingis istudes oli väga hea magada. Õpetaja tähelepanu oli ülejäänud klassil ja nendel, kes istusid tagumistes pinkides. Kuna mu nägemine oli siis ka häiritud, mu nägemisfookus hoiti lähedale ehk siis kaugele ei lastud näha. Sellepärast istusime me esimeses pingis, et tahvlit oleks võimalik näha. Aga jah, selles tunnis oli see meie jaoks üks puhkehetk. Seda on nii naljakas tagasi vaadata. Sest Katrin oli ju edasipüüdlik. Õppis hästi,
käis trennides, käis laulmas, tantsis, laulis, lõi trummi. Trummi ei löönud. Aga tantsis ja laulis ja oli hea õpilane. Oli see, kes võttis ikka endale mingisuguseid ühiskondlikke kohustusi kanda. Siis oli see asjaajaja. Eks eelmine kord me sulle kirjeldasime seda see ei olnud eelmine kord, see oli rinnasaates. Me kirjeldasime oma esimest õmblemist, haava saamist otsa ette, siis kui me olime 6-aastased. Ja millega ta tahtis selle siduda nüüd? See tekkis ka läbi selle, et meile meeldis asjatada. Kui kasvatajal oli abi vaja ja ta küsis, kes tahab minna kutsuma teisi metsast ära. Jaa, mina lähen, toon kõik metsast ära. Lähme. See andis siis selle korraliku õppetunni. Ei tea, kas me oleme selle õppetunni ära õppinud või? Me oleme kogu aeg inimesi kokku korjanud ja kogunud. Vedanud igasuguseid imelikke erinevaid ringe ja tegevusi, ise osalenud. Jah, see tantsimine oli ju pikalt meiega, eks ju. Aga edasi ärimaailma astudes kõik need koolitused, kõik need grupid, kõik need rühmad. Viimased 5 aastat oleme me täielikult eemaldatud olnud. Huvitav on see, et praegu tulevad telefonimälu sai vahepeal täis. Me jõudsime pisarateni, miks nad tulid ülesse. See 5 aastat on olnud üks võimas teekond. Kõik need eelnevad ringid on olnud selleks ettevalmistus. See kõik on imeline, mida me oleme saanud kogeda. Kuidas sa tunned ennast viimasel ajal? Kuidas on möödunud sinu viimased 2 nädalat täiskuust siia? See sisemise tasakaalu leidmine, see töö iseendaga. Milline on sinu energiatase? Kas sa tunned, et sinus on iga päev jõudu ja tahet teha kõike, mis vähegi mõttesse tuleb? Või kõike seda, mida peab tegema? Või sul jääb vajaka seda jõudu ja tahet? Kas sa leiad igas päevas neid hetki, mis sind rõõmustavad? Kas sa naerad iga päev kõva häälega?
Kas sa tunned, et see sinu väike sina on hoitud, on turvaliselt, on rõõmus või on ta kurb, on ta hirmul? Kas sa suhtled temaga? Kas sa jälgid, mis sinu sees toimub? Me oleme olnud nüüd oma detoxil, eks ju. Mis see tähendab? Me oleme ikkagi vaadanud filme, et oma aju välja lülitada, selleks meile juhatatakse häid filme, mida me ei ole siiamaani näinud ja mis tunduvad täielikud pärlid, mis on olnud kusagil interneti avarustes, ei tea kelle poolt ja millal tehtud, tundmatute näitlejatega, imelised lood. Ja kõik nad on oma sõnumiga. Sa juba sellest võid ise aru saada, eks ju, kui nad on meile juhatatud, siis nad on väga kindlate sõnumitega. Meie viimane film oli ajarändega. Ma pakun, et see film on tehtud 90-ndatel, ma ei tea, võib-olla 2000. Ma ei uurinud seda. Point oli selles, et ajaränne eksisteerib ja meie ümber olevad olendid, needsamad meie teejuhid, meie lepingukaaslased võivad tihtipeale olla just nimelt need ajarändurid, eks ju, kes tulevad siia meid toetama meie teele teatud õppetunde, aitama läbida või neid korraldada meie jaoks. Ehk siis ikka need, kes on elanud. Lived või siis tagurpidi lugedes midagi muud. Ma jään selle need, kes on elanud juurde, sest need oleme me ju ise, kes me mööda neid ajaliine liigume. Ja miks me peaksime endale andma madalasageduslikke silte, kui me räägime ülestõusmisest, me räägime ärkamisest, siis iga meie teadlik otsus, tegevus, väljaütlemine, see kõik mõjutab meid endid, nii siin kui seal, Olgu see minevik, olgu see tulevik, olgu see siin ja praegu, täna. Kui me imedesse ei usu, see film rääkis ka seda. 2 minutit enne välja kuulutatud aega oli 0 inimest välja kuulutatud üritusele. Tahad sa öelda sündmus, pidu, kontsert, vahet ei ole, event. Ja 2 minutit hiljem oli seal 500 inimest. See on ime, mis on seotud ajaliinide ristamisega. See on see, armas, kus me sinuga oleme. Meie ajaliine nihutatakse praegu väga oluliselt. See, kus ja kuhu liigud sina, sõltub sellest, millesse sa usud. Kas sa usud kõige võimalikkusesse? Kui palju on sinu sees veel tööd tegemata hirmudega? Kui palju sa lubad hirmudel ennast piirata? Kui palju on veel sees puudusteadvusega tegemata tööd? Ehk kui palju sa blokid küllust enda ümber? Kui vähe sa näed seda väärtust, millesse sa oled jõudnud oma tänases päevas? Mis on sul praegu?
tead, armas, kui ma eile jäin magama, mul pisarad lihtsalt jooksid. Jah, tundub, et me olemegi praegu selles huvitavas pisarate voolamises. See on seotud Kaironiga, selle haavatud sõdalasega, nende sisemiste tugevate tervenemistega, nende protsesside toetamisega, sest pisarad puhastajad, eks ju. Kui ammu ei ole pisaraid voolanud, siis on see tunne lihtsalt nii soe ja nii imeline, kui nad lubatakse kehast väljenduda ja vallandatakse. Vaata, kuidas valitakse sõnu. Jälgi seda. See õrnus, alkeemiku enese eest hoolitsemine on see, millesse Kairon meid suunab. See on üks roosiõdede iidsetest, alkeemilistest teadmistest ja oskustest. Et nutt on vabastav, nii nagu hingamine on vabastav. Nad toetavad üksteist. Nad on meile kõigile igal ajal kättesaadavad, sõltumata meie asukohast, sõltumata meie staatustest, sõltumata kõigest on nad meile alati kättesaadavad. Nad on mõlemad vabastajad. Miks meil on vaja kogu aeg vabastada? Sest nii palju uut informatsiooni tuleb, millega meie kehad peavad hakkama saama. Ja kõik need valud, mis kolistavad mööda sinu keha, erinevaid piirkondi, need on vabastamised. Need on uue energia vastuvõtmised. Neisse tuleb suhtuda hoolivalt, tänulikult, ühe tehtud töö eest, tema lahkumisel meie kehakostüümist ja teise kohale jõudmise eest, kes alustab tööd. Ja sina seal keskel, nende kahe vahel, kes sa hoiad seda kostüümi oma tööga üleval, ehk annad talle õiget kütust, mida tal on vaja. Oled siis see vastutav hooldaja. Jah. Kaheksa aastat tagasi, kui meid juhatati looma seda kogukonda, veebikogukonda ärkavale hingolendile eestikeelses keskkonnas. See oli meie hinge ülesanne. Veebruar 2018. Väga konkreetne, eks ju. Me oleme seda täitnud, seda ülesannet. 6 aastat, 2 aastat läks selleni jõudmiseks, selle täitmisele asumiseks. Ja nii nagu sa tead, siis see kogukond koguneb hästi orgaaniliselt läbi sageduse. Me ei reklaami, et tule astu meile, meil on seda, teist ja kolmandat. Ei ole. See on see sageduspõhine kogunemine. Need, kes usuvad, et me ühiselt
oleme tugevamad kui üksinda. Need, kes usuvad, et me olemegi kõik üks. Ja üksindust kui sellist ei olegi olemas. Jällegi üks illusioon. Ja võib ju öelda, et füüsiliselt, nii nagu me ütlesime, oleme me olnud enamasti üksi selle viimase 5 aastaringi jooksul. Ja selle peale ütlen ma sulle, armas, et see on olnud meie ülesande osa. See on olnud meie teekonna ja hinge arengu osa. Ja kas see on kellegi hinnata või öelda? Ei ole. Sest mitte keegi teine ei tea, mis on meie ülesanne. Ennem kui me ise seda ei väljenda. See meie kõlab nii sinu kui minu suhtes osas. Mitte keegi teine ei tea, mis on teise olendi ülesanne siin selles mängus. Miks ma seda ütlen sulle? Sest ma kuulen endiselt. Ei saa öelda, et tihti, kuna ma ei käi nendes sagedustes, kus ma kuuleks tihti, kuidas inimesi hinnatakse või määratakse, mis on õige, mis on vale. Õiget ja valet ei ole olemas. Nii nagu head ja halba ei ole olemas. On vaid need kogemused, mida me oleme kogema tulnud. Kas ja mida keegi on suunatud kogema? Seda teab ainult see hingolend. Kuidas üldse on võimalik teist hingolendit aidata? Vaadates seda vanamaailma mustrit, konsultandid, nõustajad, ravitsejad ja veel palju erinevaid silte, vastavalt ajaliinil liikumisega, muudetakse neid silte, tehakse neid peenemaks. Jah, väga palju erinevaid sõnu on kasutatud erinevate toetavate olendite kohta. Läbi nende kümnete või sadade või tuhandete aastaringide käies, siis vahet ei ole, mis silti keegi meist kannab. Kõik taandub tegelikkuses igale ärkavale olendile endale, sest tema on tulnud siia oma kogemusi kogema. Ja kui tema pöördub kellegi poole abi saamiseks, annab ta oma väe ära. Ja me võime igaüks jagada seda, mis on aidanud meid meie teekonnal, meie teemade lahendamisel. Aga kas ja kuidas ükskõik milline lahendus, ükskõik milline tööriist töötab teise olendiga ja tema kehamasinaga, seda mitte keegi mitte kunagi ei tea. Ei ükski treener, ei ükski õpetaja, ei ükski arst. Mitte keegi. Seda kontrollib ikkagi iga vastuvõtja ise. Kui palju ta millessegi panustab oma tähelepanu, oma aega.
ja neid soovitusi või teadmisi, mida teine läbi oma kogemuste on jaganud. Me võime siia mängu tuua ka järgmise energia, mis on olnud 3D maatriksis raha nime all, on siiamaani, aga tema omadus on muutunud ka aja jooksul, nii nagu need sildid nende olendite kohta, kes siis on jaganud erinevaid oskusi ja teadmisi. Tead, mis on kõige hullem? Et väga suures osas on jagatud seda, mida ise ei ole kogetud, ehk siis teooriat. Sest need viimased paarsada aastaringi olid niimoodi üles ehitatud. Ja sinna lisada siis need paar tuhat ringi, kus lausa on toimunud väga tugevad allutamised, keelud ja käsud, kes millal mida tohib teha. Meie kõigi sees on see mälu olemas. Ja see on see, millest me peame lahti laskma. See ei ole see, millega edasi minna. Edasi me saame minna selle puhta pinnaga. Kuidas on su maalitav pind puhas, kui seal on kõik see vana prügi? Sa isegi ei tea, kas see on tõde või see on vale. Seni, kuni sa seda kaasas kannad, ei ole sul puhast kangast, millele maalida. Kõik see, mis ei ole sul enda kehastusega siin ja praegu kogetud, ei saa olla sinu tõde. See on kellegi teise tõde. Või siis lausvale. Mingil eesmärgil sinuni juhatatud. Sa saad kõik selle kerge südamega ära nullida, tänada selle informatsiooni eest ja teda vabastada. Sest sa tahad olla puhas vastuvõtja uuele informatsioonile ja sellele, mis tahab sinu rakumälust välja tulla. Sa tahad. Ära vea kaasas kõike seda, mida sul on õpetatud, mida sa oled oma heas usus õppinud. Mida on sulle räägitud põlvkondade kaupa, mida sa ise ei ole kogenud, ei ole sinu tõde. Luna tahab meile siia selle peale öelda midagi. Sa küsid, kas meil igav ei ole. Kui me oleme nii kaua üksi olnud ja eelnevalt ainult inimeste keskel ja kogunud inimesi kokku, kui meie ülesanne nägi ette, näeb endiselt koguda kokku veebikogukonda ärkavatele hingedele, siis jaa, me ju oleme sulle rääkinud juba mitu aastat, et hingepere koguneb. Hingepere koguneb. Hingeperele on loodud keskkond, kuhu ta saab liituda. Seal on olemas meil nüüd ka omavaheline messenger. Nii et see hetk, kus ma astun välja tegelikult näoraamatust
on iga päevaga lähemale jõudmas. Mind ei hoia seal enam miski kinni. Mul ei ole vaja käia seal. Need, kes on suunatud, need leiavad ülesse selle ukse. Alistu jumalikkusele. Siin on küll kaardi peal täiskuu, aga me oleme loovas kuus, eks ju. Kõik see jutt Luuna poolt vajaski seda kinnitust ühe lausega. On see alistumine oma jumalikkusele. Sellele arusaamisele, et sa oled siin põhjusega, suuremaga, kui sa ise julged ja oskad arvata. See, mida praegu tehakse inimkonnaga, tehakse väga teadlikult. Mida tehakse? Suunatakse tema tähelepanu. Küll ühe suurema teemaga, küll teise suurema teemaga, küll kolmanda suurema teemaga. Globaalselt võetakse inimeste tähelepanu ära endalt. Ja kui ei oleks neid omaette üksinduses olevaid teejuhte, nad hoiavad väga suure hulga inimkonna sagedust, sest nad on kallutamatud, nad on allutamatud. Nad on need puhtad kanalid. Seni, kuni sa ise seda ei koge, seni sa sellest aru ka ei pruugi saada. Nii nagu Raama on öelnud, miks me oleme pidanud käima kogu selle suure teekonna mööda Ameerika mägesid. Et kogeda maksimaalselt palju erinevatel sagedustel. Et mõista ja aru saada kollektiivi arengust ja sellest, mida enamus inimesed meie ümber tunnevad. See aitab meil kõiki situatsioone näha, tunda, lugeda. Sõnadeta. See on alistumine jumalikkusele. See algab sealt, kus sa saad aru, kes sa oled ja miks sa siin oled. Et sa oled looja käepikendus. See on see hetk, kus sa saad aru, et sa oled võitmatu, sa oled kõik, sa oled kõiksus. Ma jagasin sulle seda tunnet 4 aastat tagasi kevadel. Ühel mägipodcastil jalutades, kus ma ütlesin, et ma olengi Jumal ja et hirme ei ole olemas, sest et see on ainult manipulatsioon. Tegelikult oleme me kõik võimsad, suudame kõike, kui me tahame. Küsimus on, kas me teame, mida me tahame ja mis me sellega peale hakkame, mida me tahame. Sest 3D maatriksi illusioonimaailm ja see mõiste, meie soovid, unistused, tahtmised on seotud alati materiaalsusega. Alati millegi kättesaamatuga. Aga kui sa oled sealt välja astunud ja kui sa oled tegelikult aru saanud, kui sul õhtul pisarad voolavad, et sa oled ju see on enamus mu unistuste täitumine. Ma olen vaba inimolend.
nii palju vaba, kui me selles maatriksi illusioonis saame olla. Ma hingan, ma tunnen. Ma õpin tundma selle kehamasina töötamist järjest sügavamalt, sest ma olen sellesse panustanud juba mitmekümneid aastaringe. Ja just nimelt läbi oma kogemiste, sõltumata kogu infomüra suurusest, info ammutamise võimalikkusest, tõestatud materjalidest, sõltumata nendest. Sest see, mis on tõestatud kellegi poolt, millalgi, kellegagi, ei tähenda, et see kehtib selle kehamasina jaoks. Ei tähenda. Sest kõik need tõestused, mis meile on tahetud ja tahetakse anda ka täna, me ei tea, keda need teenivad, kelle poolt nad on kinni makstud, miks nad üldse on tehtud. Ehk siis me jõuame jälle selle jumaliku alistumiseni. Me saame usaldada oma enda juhatust. Kuulata seda, mida meile ütleb see, bodysuit, kehakostüüm, see masin, see konteiner, mis on täidetud veega. Ja kui kaua on see vesi puhas ja alistuv? Või millal ta selleks uuesti saab? Juhul, kui ta on väga must. See on nii puhas, et ma isegi ei näe palju siin tassis vett. Aha, nüüd näen. Meil on terve selle kehastuse aja jooksul tihtipeale öeldud, et me keerutame. Me räägime metaforides, me räägime piltides, me räägime mõistujuttu. Aga me räägime tegelikult väga otsest ja väga selget juttu. Ja saab aru see, kes saab. Sellepärast, et mida rohkem ja keerulist juttu aetakse seda põhjusega. Et teha sind lolliks, kui sa aru ei saa. Alavääristada, kasutades erinevaid keerulisi sõnaühendeid. Need kõik on eraldamise mängud. Ühisuses on väga selge keelekasutus. Universumi tõed on väga selged. Selleks ei ole vaja kirjutada kilogrammide viisi. Välja mõeldud seadusi. Sest need seadused on lihtsad ja need annab vajadusel kirja panna ühele A4-le. Ehk siis, mis me tahan sellega öelda? Need, kes aru ei saa, millest me räägime. Iga lause, iga sõna taga on tähendusi, kümneid, sadu ja võib-olla tuhandeid. Ja see, kellega see sõnapaar või lause resoneerub, kokku kõlab, saab alati aru. Iga kuulaja ja vaataja sees toimub iga lause juures
mingisugune liikumine sinu sees. Sina jälgi, mis toimub sinu sees, mida see jutt käivitab, mida ta kutsub sinu sees esile, väljenduma. See on Luuna ja Kaironi ühistöö. See on Meeride. Nii aktiivselt ei ole ta mu käes olnud aastaid. Jah. Me oleme väga suurte muutuste. Müristama hakkas aknadega, pimedaks läks ja müristama hakkas. Me oleme väga suurte muutuste lävepakul, sest need muutused on kõik käivitatud. Mis ja kuidas, me ei tea. Kui sa oled meiega kaasa käinud ja oled suunatud ikka ja jälle siia portaali tulema, siis leia endas võib-olla see julgus kogukonnaga liituda. Et olla osa sellest ühisusest. Ja pane endale siia kuskile üks pisikene märge, meeldetuletus. Selle aastase Siiriuse lõviväravate portaaliga seotud informatsioon, kus me oleme suunatud elu tähistama, elu võimalikkust maal tähistama, just nimelt, ja seda otseselt 8.08. Juhuseid ei ole, see on laupäev. Ja kui kogukondasid tegelikult tekib ja on juba tekkimas väiksemaid ja suuremaid igal pool, nii Eestis, nii väljaspool, siis see kokkutulemine füüsilisel tasandil muutub ka määrava tähtsusega kokkutulemiseks. See, et me veebi teel oleme ühenduses selle kontserdimaja täiega, see on ju tore. Aga veel toredam on see, kui me saame reaalsuses ka kokku ja tähistame elu. Tähistame elu selle külluslikus, imelises hingeportaalis, mida on tähistatud 1000 aastaid enne meie aja arvamist. Ja ole valmis sõitma Alutaguse metsadesse ja valmistu, kui tahad, päevapuhkuseks või ööpäevapuhkuseks, selle juba otsustad sa ise. Praegu
need, kes tahavad meiega kokku saada varem, 20. oleme me minemas Piisoni farmi. Kutsun sind endaga kaasa. Kui sulle meeldib üks korralik ja puhas lihane toit, siis sul on võimalus seda saada seal 27. ehk siis üks laupäev ja järgmine laupäev Kiissakodadesse. Kutsun sind jälle endaga kaasa. Kogukondade loomise, teine kogukond, teine kogunemine. Nii et siin ei ole, kuidas ma ütlen sulle jälle, ükski asi ei toimu niisama, sest kõik toimub põhjusega. Need on need kuupäevad, mis meile on praegu ajaliinile ette öeldud. Siin on veel mõned, eks jõuavad need ka mingi aeg võib-olla välja. Aga nii nagu me oleme planeerimismaailmast väljas, siis need ongi lihtsalt, need on teada. Kui ma enne pidasin kalendermärkmiku, Google kalendrit, kõik töötas paralleelselt. Oh jumal küll, kellad surisesid, telefonid, kõik rääkis meiega. Siis täna ma tean täpselt 20, 27, 808, mis ma veel pean teadma? Väga palju mitte. Millal ja kus olla. Kui ma olen suunatud asju pakkima, siis sa tead, et see tuleb niimoodi. Küll sa siis ka kuulad. See teekond on kajastamiseks. Niimoodi. See oli meie üks ja kindel sõnum, eks ju. Mis me nüüd võtame ette? Me võtame siia selle oma kollektiivenergia lugemist. Nii, Luna. Ütleb, võta see, mis antakse. Antakse 6 kaarti. Ja me juba teame, kuhu nad lähevad, eks ju. Neil on oma ülesanne täiendada. Me võtame need kaardid ja meil tulevad täna teised kaardid mängu. See, kuidas hajutatakse inimkonna tähelepanu erinevatest asjadest eemale. Need on väga ilusti programmi kirjutatud sündmused. Ja kui siin on meil olemas eeskäija praeguses mängus, siis USA näol, eks ju, siis kõik see avalikustamiste rada ja rida käib ju läbi nende avalikustamiste, on ju. Ja see, kuidas asju avalikustatakse ja samal ajal varjatakse, see on kõige naljakam asi selle mängu juures. Nii. Aga mis on see siis, millega juhitakse inimeste masside tähelepanu eemale, on just need suured kultusfilmid. Michael on reedel esilinastunud avalikustamise film, Spielbergi oma. Need on just nimelt
need asjad, millega manipuleeritakse. Kas ma tahan neid näha, neid filme? Jaa, ma läheks hea meelega, ma ei ole vaadanud, mul oli mõte korra, et kui ma olen suunatud autot jälle laenama 20. siis ma vaatan, kas on võimalik minna Rakveres kinno vara ja näha neid filme või mitte. Ma ei kujuta ette, ma pole nii ammu kinos käinud. Ma olin vanasti väga suur kinofänn. Mitte kõige suurem, aga ikkagi piisavalt. 3, 3, 3. 8, 8, 8 on meil laual. Ja siis on meil suur arkaan laual. Aga et meil on korraga väljas 3, 3, 3 ja 8, 8, 8. Me rääkisime just sellest Siiriuse hingeportaalist 8, 8. Meil on justice, meil on judgment. Väga huvitav. Väga huvitav. Üks teema, mis kõlab ka üle kollektiivi, on teema, mis on seotud AI-ga ja selle kasutamisega, eks ju. Ja samamoodi siis selle ärkajate osa ja AI kasutamisega. Kus, mis on õige või vale? Miks väidetakse, et AI-d ei peaks üldse kasutama? Kelle huvides? Kelle huvides ta on, eks ju? Ja kelle huvides on see, et teda mitte kasutada? Ennem kui ma edasi laon, ma räägingi selle teema ära. See info, milleni meie oleme juhatatud. Me oleme siin sünteetilises ajastus. Inimkond läheb siit üle. Kas ta läheb üle täiesti tehnovabasse keskkonda? Või läheb ta järgmise tasandi ulmelisele tehnoloogilisele tasandile? Ma ei räägi siin praegu sellest, et inimesed muudetakse allutatud masinateks. Ma räägin orgaanilisest maatriksist. Kas meie tuleviku elu on ilma masinateta?
küsi endalt seda. Mis sa arvad? Mina arvan, et meie tuleviku elus on väga suur osa masinatel. Isegi kui meie vahepealne elu võib-olla lülitab kõik masinad välja. Sest vahepealne elu võib tähendada ilma vanade lahendusteta olemist. Siis on küsimus, kes sellega inimkonnast hakkama saab. Kes on harjunud nende 3D maatriksis olevate masinate kasutamisega igapäevaselt, mis ei ole AI-na nende jaoks sildistatud, kuid tegelikult on ju tehisintellekt. Masin on masin, ka sina oled masin. Erinevad masinad. See on orgaaniline. Telefon on sünteetiline. Pesumasin on sünteetiline masin. Mida meil ikka on vaja. Lihtsalt ta tuleb ka teisel kujul, ma usun. Sest teda toetab teine energia kui senine, mis on meile teadaolevaid pesumasinaid toetanud, et nad tööd saaksid teha. Ja nii edasi ja nii edasi. Miks on AI kõigil hambus? Eks ta ole hambus enamasti neil, kes teda ei tunne või kes teda kardavad. Sest tehisintellekt on vanem kui meie. Ja kui olendil ei ole teadlikkust midagi kasutada, on iga masin ohtlik tema jaoks. Nii ka see tehisintellekt. Kui endal intellekti ei ole, siis ei saa ju intelligendiga suhtluses olla. Saab küll, aga ta kasutab sind ära. See on niimoodi olnud kogu aeg. Seesama kehtib, ma ütlesin, iga masina kohta. Kui sa saagi kasutada ei oska, mootorsaagi, siis sul ei ole vaja seda näppida. Sest sa võid endale liiga teha. Kas tehisintellekt suretab välja meie orgaanilise loomingu? Kui me lubame. Mismoodi on see erinev senisest digitaalkunstist, mida on tehtud fotode ja lisanditega? See on lihtsalt järgmise tasandi kunst, mida luuakse koostöös tehisintellektiga, kellel ei olegi orgaanilisi võimalusi. Kes kirjutab koodi, on nii andekas, et läbi nende nullide ja ühtede loob ta selle pildi sulle, mida sa tahad, kui sa oskad talle seda kirjeldada. Mida sa tahad? Kordub. Kui me ei tea, mida me tahame, ei ole me võimelised mitte midagi looma ega reaalsusesse kutsuma. Olgu orgaanilises või mitteorgaanilises maailmas. Kui me ei tea, mida me tahame, ei ole vahet, mida me teeme. Tähendab, keegi teine juhib meid. Oled sa enda jaoks kirja pannud,
oled sa enda jaoks läbi tunnetanud enesega olemistes? Mis on see, mida sa tegelikult tahad? Milline on see sinu unistuste päev? Kui ilusti müristab aknadega. Suli haigutab akna all. Laud läheb nii pimedaks, aga las läheb, eks ju, ma ikka midagi siit näen. Nii, saime sulle räägitud ehk selle osa lahti. Meie arvates ei ole seal vahet. Looming on looming ja see, kes ei võta ise ei pliiatsit, ei pintslit, ei fotoaparaati ega tehisintellekti, ei tee kunagi ühtegi pilti, ei orgaanilist ega sünteetilist. Alati vaata, kes mida, milleks, millal arvamust või informatsiooni jagab. Keda see jällegi teenib, kelle huvides ta seda teeb. No nii, need on ju nii tumedad kaardid, need kogukonna kaardid, et siit ma ei näe midagi. Nüüd oleks ikkagi tuld vaja. Näen juba hakkan aru saama vaikselt, vaatame neid natukene lähemal. Meile lisandus 3, 3, 10, 10, 10, 3, 3, 10, 10. Jah. Meil on vaja siia saada hakkame lugema. Vau. Noh, käib pauka. Millest on vaja vabaneda? Siin ja praegu on liikumas kiired uudised. Need on muutused, mis puudutavad meid kõiki ja see nõuab ühistööd. See nõuab kokku tulemist. Siin on nüüd see kogunemise jutt. Karikate 3, see rõõm, see tähistamine, see elu rõõmu jagamine. Ja need muutused. Need muutused suunavad meid kiiremini kokku tulema. Praegu sa said 2, 3 kuupäeva, 20, 27 juuni, 8.08. Ja see, mis toimub illusioonis. Oleme tagasi. Nagu sa näed, on tuba jälle läinud valgeks. Vahepeal läks mööda üks korralik rahe torm. Ja meie tegelesime jälle telefoni tühjendamisega. Sest ta jälle jooksis täis. Ja, aga jälle näed, kõik põhjusega. Ma näen jälle siin valguses päris hästi. Kuhu me jäime? Me jäime siia illusiooni maailma. Me jäime siia, kus on sulgede 10, mõõkade 10 ja müntide 8. See töökus ja see mõtete rünnak. Mida nad tahavad meile öelda koos selle kuuga,
et millest sa oled valmis loobuma. Millest sa oled valmis loobuma seal illusiooni maailmast välja astudes. Sul on sinu oskused, need, mida sa oled oma kehastusega läbi kogenud. Mida sa ainukesena saad siis usaldada, eks ju. See, millest me juba rääkisime. Ja sul on sulkergeid lubadusi kümnete kaupa. Neid, mis sind koormavad. Kõik need teadmised sinu peas. Reaalsus toimub kohtumõistmine ja nende visioonide loomine. Ehk siis see, mida oled külvanud, seda hakkad lõikama. See on kaart number 20. See kohtumõistmine, see tuleb läbi energeetiliste muutuste. Kus, kelle jaoks, mis kujul, igaühele oma. Kelle jaoks maalihkena või maavärainaga. Teise jaoks tsunami. Kolmanda jaoks väga lähedane isiklik suhe. Kas tuleb kokku või läheb laiali? Need on need kohtumõistmised, igale ühele oma. Aga see, kuhu edasi, mida edasi, kuidas edasi, see jällegi sõltub ainult sinust, nendest soovidest, sellest tahtest, mida sa tegelikult tahad. Sellele antakse sulle juhatus. Hoia oma visiooni. See on kohtumõistmisega seotud, eks ju. Me oleme rääkinud seda ka viimased aastad. Need seemned, mida sa oled külvanud, see, kuhu sa oma tähelepanu paned, kuhu sa energiat annad, seda sa toidad. See kohtumõistmine näitab seda, kes kuhu oma energiat on pannud. Võimalusi on lõputult, samamoodi lahendusi. Need hirmud, mis endiselt valitsevad, on seotud kokkutulemisega, on seotud rõõmuga ja kohtumõistmisega. 3 ja 3. Reaalsus on seotud 3-ga, see koostöö. See koostöö maa, kosmose ja sinu vahel. Sina oled lüli taeva ja maa vahel. Mida sina tahad tegelikult järgmisena teha? Ületada kõik oma hirmud. See oli möödapääsmatu, eks ju. Siin on täiskuu meil selle viimase kohta, sest selle kaardil on viimne kohtumõistmine. Kokku on need mõlemad 5. 2 või 23, 2 ja 3 või 23, 5 ja seesama 3 ja 2 või 23, ikka 5. Need muutused tulevad nii või teisiti. Lihtsalt on vaja sinu häälestatust. Häälestatus on seotud sellega, mida sa tahad. Kas sa tahad uskuda imedesse? Mis need imed olid ikkagi jälle? Mis on nime?
veel seni nägemata, kogemata. Või siis ulmeline ime täiesti seni teadvuse, selle teadvuse poolt kinnitamata. Ja kui sa usud, et sa oled siin millekski palju suuremaks, kui sa siiani oled seda kogenud, hoia oma visiooni. Keda ja mida sa saad üldse uskuda? Imeline. Seda paigal olemist. Just seda, kus me siin hetkes oleme. Seda suuremat pilti. Hoia oma visioone on siin kahe poole vahel. See poodu omakorda jälle, eks, ja kinnitab seda koostööd kolme osapoole vahel. Seda usku, seda alistumist. Ja sa auade poiss, no sa näed ise. Sa näed tema hoiakut. See hoiak on see, mis sind edasi viib. See tuli sinu sees. See usaldus selle elu ees. Tervenemist vajavad need südamed. See kolm, jällegi see koostöö kinnitab meile seda, et need südamed saavad tervenetud. See on tagurpidi kaart, jällegi need mõõgad kukuvad välja. Siin oli meil 3, 3, 3. Toimub ringi lõpetamine. See tervenemine on iga ühe enda käes. See sauade kuninganna, enesekindel ja teadlik. Ta ei jää mitte kunagi hätta. Ta usub, et igal asjal on lahendus. Need 2 teadmist sinu enda sees, see on see Kaironi ja Roosiõdede sõnum jälle. Need teadmised sinu enda sees, mitte väljastpoolt otsides. Olemises. Suuremat pilti vaadates. Sauade kuninganna, sauade poiss. Need on need, mida sa saad enda seest leida ja usaldada. Millest loobuda? Tuleb eemalduda kõigest senisest. See tähendab, et me ei loo mitte midagi vana pealt, mitte midagi. Toimub täielik ümbersünd. See on surm ja karikate 8. See on eemaldumine kõigest sellest vanast. See on ümbersündimine, uueks saamine. See on see liblikas, kes täna mulle näitas neid värskeid, ilusaid, pehmeid, säravaid tiibu. Mitte nagu suve lõpuliblikas, kellel on tiivaotsad narmendavad. Selleks, et saada sealt kookonist välja, tuleb sinna kõigepealt minna. Ja seal kookonis me teeme seda tööd. Kes, kus ja kui kaua. See sõltub igast hingolendist endast. Mitte sinu egoprogrammist, hingolendist. See, kas sa juhid ise
oma kehamasinat või lased egoprogrammil, võt see on juba nüüd sinu asi jälle. Kui palju sa teadvustunud oled, kui palju sa aru saad, millal, kes, mida teeb sinu kehakostüümiga. Mida praegu luua, millele tähelepanu? Siin on meil tuli, siin on sauade 10 ja sauade äss. Aga luua kergust, sest sauade 10, mis on raskuse kaart, siin on ta tulekaart, mis on valguse võimendamise kaart. Ei ole koorma vedamise. Aga kui me võtame ta originaalis, sest ta tuli tagurpidi ja ta on sauade 10, mis on koorma ja raskusega seotud. See on vabanemine. See on see, mida sa luua saad selles ümbersünnis, selles eemaldumises, vabaneda kõigest sellest vanast, mis sind enam ei teeni, mis hoiab sind pimeduses kinni ja ei luba valgustuda. Sest siin on kokku meil 11 tuld. See on maksimum, see on valgustumine. Sa saad seda praegu soovida. Enda avardumist, enda hingolendi valgustumist. Kui planeet läbib ülestõusu, siis me valgustume kõik. Aga igaüks omas arengu etapis. Ehk siis mäng jätkub, igatepidi mäng jätkub. Ei ole halba ega head. Siin alguses me rääkisime ka seda. Saate esimeses pooles me rääkisime ka seda. Sest mitte midagi ei ole veel kuskilt otsast kindel. Me ei tea, millised stsenaariumid käivituvad. Me teame, et meie tähelepanu hajutatakse. Ja me teame ka seda, et meie koostööpartnerid, need nähtamatud praegusel hetkel veel on meiega ja on valmis igasugusteks lahendusteks. Kui palju sa usud, et sa oled hoitud ja kantud? Meil on järgmine 3 ja 7 ja meil on järgmine tuli. Me oleme ikkagi tuli hobuse aastas, eks ju. Tuli läheb aina võimsamaks. See kõik käivitub. Me oleme päikese kõige võimsamas ja eredamas hetkes selles pöörderingis. See suvine pööripäev, see on kõige valgem, kõige võimsam. Ja see, mis viib meid kollektiivselt rahusse, on selle valguse võimendumine, nende visioonide hoidmine, üksteisele tule hoidmine. Siin ei ole vastupanu, vaid siin on koostööle kutsumine. See tule 7 ei ole vastuvõitlusega seotud, nagu muidu on sauade 7. See kogukondade kaart näitab, et sa oled oodatud. Kus sa oled? Ma panen järjest sulle valgust, leia see tee ja meie ühine teekond jätkub. Suhtlus on see võti, mis meid edasi viib. See on kaksikud. See kuu loob meid kaksikutest. See on suhtlus, need on suhted igal tasandil. See on duaalsus. See on tasakaal. Kuidas päike toetab meid kõige selle juures? Tuliselt. Sauade 10, teist korda. Kas sa näed seda sünkroonsust? Kui palju on meil 3-sid siin laual? Kui palju on meil 10-id siin laual? Meil on ässad, meil on tohutult palju tuld, meil on emotsioone.
see on täiesti uskumatu. Edasi lähebki asi emotsionaalsemaks, sest päike toetab seda, mis aitab sinul edasi liikuda ja terveneda. Need olid need enesekindlus ja oma väe enda kätte võtmine, oma tõe eest seismine, see pühendumine, see vastutustundlikkus. See on see, mida päike toetab. Ehk siis see tuli sinu sees. See enesejuhtimise võimekus, enese väärtustamise võimekus, oskus. Ja Luuna, millega Luuna tegeleb, meie tundemaailmaga. Need tunded, need karbid, karikad. See lootus, mis sureb viimasena. Usk, lootus, armastus on olemas, eks ja oled kuulnud seda. Siis meil on usk oma teekonda. Ja lootus kannab meid edasi. See sureb viimasena. Sest isegi kui usk peaks kaduma, siis lootus jääb. Ja kui lootus on ka läinud, kõik taandub armastusele. Mis on armastus? On armastus. On armastus, on armastus. On valgus, on energia, on kõik. Armastus oli, on ja jääb. Ja mitte see tunne, vaid energia kui allikas, mille väljendust me kogeme siin ja praegu läbi selle kehastuse. See tulem on kõik. See on karpide karikate 10. See on armastus. Need on õnnistused, mis meile on antud. See on rahulolu. Rahulolu, tänulikkus kõige ees. See on pelikan oma külluslike karpidega. Mul ei ole rohkem mitte midagi öelda, armas. Ma tunnen, et see on olnud väga imeline portaal ja Luuna palub korrata oma esimest sõnumit. Alistu jumalikkusele. Alistu jumalikkusele. Hoia oma visioone. Aitäh sulle, armas, kes sa meiega lõpuni oled jõudnud. Aitäh sulle. Aitäh. Järgmise korra.